Tere tulemast Saatuse rattakanalile. Väga tore, et sa oled leidnud enda tee siia. Tänane kaardilugemine on teemal, mida ma pean tegema, et tema südant võita. Kui sa nüüd mõtled ühe inimese peale ja sa tunned, et ta meeldib sulle või sa oled armunud, et sa sooviksid rohkem tema tähelepanu või tema heaks midagi teha, siis see kaardilugemine on sulle. Samamoodi, kui sa oled juba suhtes ja sa tunned, et sa soovid midagi siiski olemasolevas suhtes parandada või liikuda järgmisele tasemele, et siis ka see kaardilugemine võib sind kõnetada. Vaid südamega andes vallutad sa südameid. See on mõte, mida tahan sulle ka jagada. Tõesti, vaid südamega andes vallutad sina südameid. Kui sa vaatad sellele inimesele silma, kellest sa mõtled praegu seda kaardilugemist alustades, siis ma usun, et sa tunned ta ära. Sa vaatad justkui kõige ilusamatesse silmadesse ja sinu ja tema silmade vahel on mingisugune keemia, mida sa kirjeldada ei oska. Kui sa tunned seda selle inimesega, siis on ta sinu inimene ja ta on määratud praegu olema sinu ellu. Kui sa näed seda hingepeegeldust tema silmades, mingisugust tõmmet, mida igaühega ei ole, kui sa talle silma vaatad, siis usu mind, ta on palju rohkemat ja palju enamat kui lihtsalt keegi. Enne veel, kui alustame, tahan loomulikult tänada teid kõiki, kes te juba jälgite seda Saatuse rattakanalit siin. Kui sa seda veel ei tee, siis selle video all on punane nupp, kuhu on kirjutatud telli ja inglisekeelse lehe puhul on kirjutatud sinna subscribe. Kui sa seda nuppu vajutad, siis see tähendab seda, et mulle tuleb samamoodi teada sellest, et keegi on hakanud nii-öelda jälgima seda kanalit siin. Ja see tähendab lihtsalt seda, et minu jaoks on see suur motivaator alati teha just sulle ja kõigile teistele neid videosid siin kanalil veel. Ma loodan, et need kõnetavad sind ning vajadusel aitavad täpselt samamoodi. Soovin sinu ellu väga palju armastust ja head. Täna, nagu ikka, olen siis valinud sulle välja 4 erinevat kaardigruppi, mille vahel valida. Kui sa soovid, siis pane hetkeks see video pausile, keskendu ning tunneta, kui sa veel ei ole seda teinud, milline pilt sind kõige rohkem enda poole tõmbab. Vali see üks välja ning siis selle video all siin on ajatemplid. Sa saad valida täpselt selle ajatempli, kust siis algab sinu kaardi lugemine. Et sul ei ole vajadust siis ebaolulist nii-öelda enda jaoks kuulata. Soovin sulle tõesti head kaardilugemist ja võta endaga kaasa kõik see, mida sa tunned, et just sulle vajalik oli. Tere tulemast grupp number 1 ning sina, kes sa valisid endale selle punaste juustega naise pildi. Ma alustan täna siis sellest, et ma loen sulle ette selle sõnumi või mõtte, mis on selle kaardi taha kirjutatud. Siin on hing, hingetuli. Sügaval sinu sees on hääl, igatsus, kutsung. Sinus on lõpmatu rahu, valgus ja õndsus. See on sinu hing, mis tuletab meelde, et külastaksid, uuriksid ja väljendaksid iseenese sügavusi. Sügavusse minek ja seal olek eeldab üksinduses aja veetmist, mõningast sisevaatlust ja jutuajamist iseendaga. Kuidas muidu sa eales näeksid, mis asub sinus, kui sa ei süüvi enesesse, ei lülita sisse valgust ja ei vaata. Need, kes seda teinud on, ütlevad, et see muudab kõike. Mida nad näevad? Ainult ilu ja tõde. See on alati seal, oodates sinu tagasitulekut. Vaata sügavale endasse ja näe oma valgust.
sära pimedus minema ja kiirga end täiuslikku tervisesse. Väga ilus ja armas sõnum sulle siit selle kaardi tagaküljelt. Vaatame nüüd, millised kaardid olen ma sulle täna veel välja seganud. Kõigepealt kõige esimene kaart on saudade kuninganna. Ja see ütleb seda, et ära püüa kedagi siduda üksnes iseenda külge. Ja pea alati meeles ka seda, et igaüks meist on vaba ning ka see inimene, kellele sa mõtled, vajab seda vabadust. Talle meeldivad seiklused, ma näen, ja talle meeldib selline tähelepanu ka. Ja talle meeldib, kui tegelikult sina annad talle samamoodi seda tähelepanu. Kuid see on huvitav, et talle tegelikult võib-olla meeldib ka see, kui seda tähelepanu annavad talle teised inimesed. Võimalik, et probleemid võivad tekkida siis, kui sina muutud nii-öelda armukadedaks ja siis kuidagi ta tunneb, et see teiste tähelepanu kuidagi aitab teda või leevendab seda tunnet, mis talle on tekkinud sellest, et sina oled armukade või pahane tema peale. Et see võib siin olla või juhtuda. Või võimalik, et on juba juhtunud. Talle meeldib selline kirg ja keemia, et see on tema jaoks oluline. Selline silmade vaheline flirt on tõesti kuidagi hästi tähtis talle ja samamoodi ka sellised juhuslikud puudutused. Talle võib meeldida spontaansus ja just sellega sa võid ka teda äkki natuke kuidagi võluda, teha midagi sellist ootamatut, kuid samas ka meeldivat. Siis selle suhte puhul see pole olema naispool suhtejuht, kuid meespool otsustab, kuhu suunda see läheb. See on hästi huvitav. Pane seda tähele või jäta see meelde endale igaks juhuks. Inimene, kellele sa mõtled, on väga selline valiv ja ei anna oma tähelepanu, just romantilist tähelepanu väga kergelt just igaühele. Ja igaühe võimuses ei ole tõesti seda inimest üldse ära võluda. Et kui sa soovid seda teha, pead sa olema hästi enesekindel iseenda suhtes, et sina oled kõige ägedam inimene üldse ja et sul ei ole vaja selleks kellegi teise tähelepanu või kinnitust, et jah, et sa oled piisavalt hea, sest sa oledki piisavalt hea. Siis see saudade kuninganna on tõesti väga suure potentsiaali kaart, et sa tõesti meeldid sellele inimesele või kuidagi ma näen, et sa võid talle meeldima hakata väga palju. Ära lase kuidagi enda hirmudel kuidagi võimust võtta iseenda üle ja jää optimistlikuks, tuleb siit kaardist veel see sõnum sulle välja. Kui sina ei anna ennast tõeliselt talle, siis sina ei saa teda tõeliselt kunagi endale. Tuleb siit see sõnum sulle. Siis on siin tasakaalukaart. Ma näen, et selle ühenduse puhul on väga oluline selline täiskasvanulik suhtumine, rääkimine ja jagamine. See on justkui mingisugune võti. Kuid seda ma isegi näen, et see peaks olema alati rohkem silmast silma, sest kui seda ei ole silmast silma, siis võivad tekkida mingisugused arusaamatused ka.
ma näen, et selline oma hinge ja tõelise olemuse jagamine on kuidagi väga oluline. Mitte selle, kes me tegelikult pole või endast kuidagi parema versiooni manamine või näitamine endast kuidagi paremas isikus või parema inimesena. Ma tean, et armumise faasis ju tihti seda tehakse, et püütakse ikka kõige paremad isikuomadused välja tuua ja varjatakse võib-olla neid negatiivseid, et siis tegelikult lihtsalt selline suur ausus ja näitamine ennast sellisena, nagu sa oled, on selle suhte puhul hästi oluline. Et sa peaksid jääma alati rahulikuks ja ei tohiks ka ärrituda. Et see suures plaanis ei too mitte midagi head endaga kaasa. Ja kui sulle midagi öelda, siis ongi see, et püüa hoida asju tasakaalus täiesti igas mõttes, igas valdkonnas. Säilita rahu, ära ärritu ja ära ärritu liiga kergesti ehk ka, et võimalik, et siin võib olla mõnikord mingisugust ülereageerimist või armukadedust ka. Siis järgmine kaart on Golden Palace. Et see ütleb seda, et mitte see, mis sinul on olemas või mida sa teinud oled, ei määra sinu väärtust, vaid see, kes sa oled praegu, nüüd, selles hetkes. See on oluline ja see loeb. Ja tea iseenda väärtust ja kui sa seda tead, siis hea õnn tõesti tuleb sinu poole. Siis on siin The Hungry Ghost, et tee midagi, mida sa varem teinud ei ole ja teisest küljest jällegi, et see inimene kuidagi soovib rohkemat või jätta nagu sellele inimesele kuidagi see tunne, et sinult on veel midagi saada, kui sa seda mõistad. Et ära anna kohe endast kõike välja, sest sinu sees on tegelikult väga palju. Et siis ära lihtsalt anna kõike välja tõesti. Siis on siin enesekindluse kaart, et tõesti usu, et sinus on olemas kõik soovitu saavutamiseks, et sina oled piisavalt hea sellena, kes sa oled. See lihtsalt ütlebki seda, et kui sina oled enesekindel ja armastad iseennast, siis miks ei peaks teised inimesed seda ka tegema? Aga kui sa iseennast ei armasta, et siis miks peaks seda keegi teine tegema? Siis on siin maakuningas. See on tõesti, ütleb, et on edukas aeg ja võimalik, et sinu elus on keegi, kes annab sulle mingisugust head nõu. Kui sa lähed kellegi juurde ja küsid mingisugust nõu, et mida teha, millised oleksid soovitused, et siis võimalik, et sa kuuled tema käest midagi sellist, mida sa tõesti võiksidki kuulda võtta ja seda teha. Siis on siin see perekonnakaart ka, et healing family issues, et oma elu ja loo jagamine. Miks sa oled täna selline, nagu sa oled? Ma usun, et selle inimesega sa võiksid rääkida sellistest sügavatest asjadest samamoodi. Et see, kui me jagame endast midagi väga siirast ja tõelist, siis see alati ühendab. Ja siin on loomulikult siis kõige viimane kaart on armastuse kaart, kui ilus. Et see ütleb justkui seda, et tee südamega ja tee armastusega. Et siin on väga-väga suur potentsiaal vastastikusteks tunneteks, väga suureks armastuseks. Mõnikord tuleb teha tõesti esimene samm ise, aga et kui sa tunned, et sa tõesti armastad kedagi, siis mine ja vaata talle silma ja ütle seda talle, et sa armastad teda. Võimalik, et see inimene tunneb sama, aga ei oska või ei julge seda teha.
et kuna see on üldine kaardi lugemine, siis ole hea ja võta siit kaasa see, mis sind kõnetab. Et see on eeskätt mõeldud neile, kes hetkel on vallelised ja otsivad suhet, kuid kui sa oled suhtes ja sa tundsid, et siin on midagi sellist, mida sa saad teha olemasolevas suhtes, et seda parandada, siis võta see endaga siit kaasa. Ma tõesti soovin sulle väga palju head ja väga palju armastust sinu ellu täpselt samamoodi, et sul läheks kõik suurepäraselt. Sa võid mulle alati kirjutada siia selle video kommentaaridesse, kuidas sa ennast tundsid seda video kuulates, vaadates. Sa võid mulle kirjutada ja anda tagasisidet ka minu sotsiaalmeediakontodele. Ka need on siin videoinfos olemas. Kõike head sulle! Tere tulemast grupp number 2 ning sina, kes sa valisid endale selle väga ilusa pildiga kaardi. Ma loen sulle kõigepealt ette selle sõnumi siit selle kaardi tagant. Ja siin on kirjas tänu. Tänulikkus on puhtaim palvevorm ja ühtlasi võti küllusesse. Tänulikkus tuletab sulle meelde kõike positiivset, mis su elus on. Samuti seda, mis on tegelikult oluline. Ka probleemide eest saab tänulik olla, sest nad pakuvad võimaluse arenguks või loominguliseks lähenemiseks. Loete üles oma õnnistused ja täna nende eest. Tänan, et mul on hea tervis, ilus kodu, armas pere. Täna ka nende õnnistuste eest, mis on alles teel sinu poole. Sellega aitad universumil nad takistusteta sinuni toimetada. Kui soovid midagi konkreetset oma ellu tuua, täna selle eest nii, nagu oleks see sul juba olemas. Ma arvan, et see on väga ilus mõte sulle siit, sest ma usun tõesti seda, et kui sa midagi enda ellu soovid, siis ole selle eest tänulik, justkui oleks see sul juba olemas. See tõesti töötab. Ja samamoodi, et kui sul on kellegi vastu huvi ja sa soovid kellegi südant võita, siis ole tänulik selle eest, et ta olemas on. Aga vaatame siis üle kõik ülejäänud kaardid ka. Kõige esimene kaart on poodukaart ja see ütleb sulle seda, et ära mõtle üle. Mõttel on suur jõud. Et kui sul tekib hirm, siis justkui sa tõmbadki seda hirmu enda poole ja tegelikult ei ole vaja üldse kiirustada ja usalda selle asemel, et mitte usaldada. Et kui sa mõtled ka positiivselt, et siis sa justkui tõmbad seda positiivset enda poole ka. Et kui sinu sees on mingid hirmud, siis lase neist lahti, proovi seda teha. Ja kui sa hoolid, oled armastav ja jätad oma ego selja taha, et siis läheb kõik hästi. Alistu sellele, millest sa aru ei saa ja ära püüa asju sundida või mõjutada. Et alati ei lähe kõik asjad sinu tahtmise järgi. Et püüa tõesti vähem mõjutada või mõelda sellele, kuidas sa saad mingisuguseid asju mõjutada. Väga oluline on siin, ma näen praegu kannatlikkus, et proovi näha asju ka teise inimese perspektiivist, tuleb siit sellest poodukaardist välja sulle sõnum. Ma loodan, et see ütleb sulle midagi. Siis on järgmine kaart on karikate 9. Mis ütleb sulle, et kõigepealt alusta iseendast ja hooli iseendast. Ole rõõmus ja ole õnnelik. Püüa saavutada sellist meelerahu. Et kui sina oled heas tujus, siis
mõjub positiivselt ka teistele, see mõjub positiivselt sellele inimesele, kellele sa mõtlesid. Et see kaart annab ka soovituse, et see loo mingisugune ühine mälestus, mida on ilus meenutada. Et kui sa suudad midagi sellist välja mõelda, mida teha koos, mis annab tõesti sellise ilusa mälestuse teile mõlemale, et siis tee seda. Näita talle, mida sul on pakkuda ja mida sina soovid samamoodi vastu. Ma näen siin sellest kaardist seda, et kui sina ei jaga, võivad asjad alatiseks seisma jääda. Ma kuidagi tunnen praegu seda, et sina võiksid olla ehk see, kes annab mingisuguse armsa vihje sellele inimesele, et sina hoolid temast tõesti. Siis on siin armastajate kaart. Väga ilus, et oluline on püüda teist väga-väga mõista ja olla talle toeks. Et proovi mõelda päris hoolega, mida ja kuidas sa ise tahad. Ja ära tee asju, mis on kuidagi ka sulle vastumeelsed, ütleb see kaart. Veetke koos aega looduses. Tehke väike piknik näiteks. Et see võib olla midagi sellist toredat teile. Tõesti, et just see samastumise tunne, et tee talle seda, mida sa soovid, et sulle tehtaks. Siis see järgmine kaart, et vastused võivad sulle tulla mediteerides. Ma ei tea, kas sa oled seda kunagi teinud, kuid siin kanalil on ka üks meditatsioon olemas. Sa võid seda proovida, kui sa ei ole seda siiani teinud. Et ole tõesti sina ise ja võtta aeg maha. Ole 100% kindel, mida sina ise tahad. Siis on kaart The Mapmaker of Destiny. See inimene on sulle saatuse poolt määratud. Aga pea alati meeles vabat tahet, et kuul oma sisetunnet, mida see palub sul edasi teha. Mida sinu sisetunne palub sul edasi teha. See on väga oluline. Siis see time to go. Tea, millal loobuda ja millal tegutseda. Igaüks ei olegi tõesti kõige õigem sulle ja kõigi südant pole ka võimalik võita. Kuid kui sa seda soovid ja sa annad endast kõik, siis on ka kõik võimalik. Mõtle hetkeks sellele, et kas sul on midagi kaotada. Ma arvan, et tegelikult ei ole. Et vabasta enda hirmud. Siis see, et jää optimistlikuks, see kaart, eelviimane kaart, et tõesti positiivne mõtlemine ja usk toovad sulle armastuse. Et sa oled võluvam, kui sa oled optimistlik ja positiivne. Ja kõige viimane kaart, ma näen siin seda, et pere jagamine, jaga oma elust olulisi asju või tutvusta seda inimest enda sõpradele, perele või olulistele inimestele, miks mitte. Et võtta siit kaardilugemisest kaasa see, mis tõesti sind kõnetab, kuna see on üldine kaardilugemine. Kui ma loodan, et sa leiad siit mingisugused vihjed, mis annavad sulle justkui teatava teadmise või selle ahaa-momendi, et äkki ma peaksin tegema nii. Ma loodan, et sellest on sul abi. Vähemalt see tekitab sinus mingisuguse motivatsiooni, mis ongi minu eesmärk ju tegelikult ka. Et sa võid mulle anda tagasisidet siia video alla, mis sa arvasid sellest kaardilugemisest ja sa võid mulle kirjutada ka minu sotsiaalmeediakontodele. Ma soovin sulle tohutult palju armastust ja et see inimene, kelle järgi sinu hing ja süda igatseb, vastaks sinu tunnetele ja sind ootaks ees ilus armastuse lugu.
kõike head sulle! Tere tulemast grupp number 3 ning sina, kes sa valisid endale selle imeilusa kaardi. Kõigepealt ma loen sulle ette, mis on kirjutatud selle kaardi tahaküljele. Ja see on mänguaeg ja puhkus. Vajad rutiinist vabanemist ning teistsugust vaatenurka elule ja asjadele. Mängimine mõjub hingele nagu värske hapnik kehale. Sel ajal avaneb sinu südametšakra ja sa ühendud jumaliku tarkusega, mis puistab uusi ideid sinu mõtetesse. Mäng soodustab füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset heaolu. Ka täiskasvanud võivad endale lubada mängimist. Meie vajadus uudsuse, rõõmu ja naudingu järele pole kuhugi kadunud. Mäng toob rõõmu. Rõõm omakorda on elutähtis probleemide lahendamisel, suhetes ja loomingus. Mäng annab hingele ja vaimule vabaduse, avab meeled, vähendab tõsidust ja ettearvatavust. Anna endale luba mängida iga päev. Väga selline armas sõnum sulle ju siit. Aga vaatame, millised kaardid on sulle veel täna segatud. Et kõige esimene kaart on siin siis see müntide 9. Ja see kaart näitab mulle täna seda, et kui sina näitad välja sellist kaastundlikkust ja hoolimist, siis sa tõmbad enda poole inimest, kes on tõesti väärt seda sinult ka. Ja kui sa tunned, et su kõrvale pole kedagi vaja sind täiustama, vaid tead, et sa oledki juba seda, et sa oledki juba täiuslik sellisena, nagu sa oled, siis märkab seda ka see teine inimene. Et enesekindlus on hästi oluline. Ja selle inimese puhul, kellest sa mõtlesid, on oluline talle see, et kuidas sina paned teda tundma. Et see on oluline. Ja see, mida sina ütled ja teed, on samamoodi tähtis ja väga suure kaaluga ka. Et kui tema hinge miski haavab, siis on sellest justkui väga raske üle saada tal, ma näen. Et talle peab jääma tema selline vabaduse tunnega ja loomulikult see kõige esimene kaart on ju tõesti selline romantiline kaart, et talle sisimas väga meeldib romantika ja ta oskab seda hinnata, nii et kui sa saad teda kuidagi võluda või talle anda vihjeid, mis oleksid romantilised, siis ma arvan, et see on midagi, mida sa teha võiksid. Siis on siin teine kaart, on saudade rüütel ja see on selline seksuaalsus on selles kaardis kohe hetkel hüüumärgiga kirjutatud, et ma näen, et seksuaalsus on sellele inimesele oluline. See ei tähenda seda, et ta mõtleb seda, et ta tahab seda justkui teha nagu kõigiga või et seksuaalsus on tal oluline ükskõik kellega. Et see tähendab ikkagi pigem seda, et tal on oluline see, et kui ta leiab enda inimese, kes on talle kuidagi sümpatiseerinud või silma jäänud, et siis ta ootab justkui sellist flirti või ka selliseid väikseid puudutusi, kas või selliseid juhuslikke puudutusi, riivamist, et kui sa suudad ja oskad, siis isegi eemal olles sellised võib-olla vallatud sõnumid või tähelepanekud või teadvustamised võiksid olla midagi sellist, mis teda näiteks köidavad ka. Pigem see kaart just julgustab sind, et ära hoia ennast tagasi, et kui sa tunned, et tegemist on sinu jaoks õige inimesega,
siis mine edasi. Kui sa kahtled, siis ole pigem ettevaatlik. Siis ole ettevaatlik, sest siis sa võid komistada ja tegelikult see, mis sa ütled, ei pruugi üldse olla see, mida see inimene kuulda tahab. Siis on siin õhukaart, et sa pead väga-väga hoolega järele mõtlema, mis on õige ja mis ei ole. Et enne, kui sa tõesti mingisugused otsused langetad või midagi tegema hakkad, siis kuula enda intuitsiooni. Ära mõtle sellele, mida sa tahad, vaid kuula enda intuitsiooni tõesti. Siis on siin see lendamise kaart, flying, et mõtle sellele, mis on varasemalt teiste inimeste puhul justkui töötanud ja mis on meeldinud võib-olla nendele inimestele, kes su elus on veel olnud varasemalt. Et võib-olla sealt sa leiad mingisuguse vastuse, et mida teha praegu. Et mõtle, mis on teisi inimesi rõõmustanud sinu tegudes, käitumises ja sõnades. Et võta iseendalt õppust, ütleb see kaart ka. Ja täpselt nii palju, kui oled sina valmis panustama, saad sa ka vastu. Siis on siin see printsi kaart, mis on tõesti täielikult julguse kaart, mida ma juba mainisin siin natuke aega tagasi ka, et ja see ütleb samas, et mida sina külvad, seda sa ka lõikad, aga pea meeles, et viljad ei kasva alati üleöö. Et tuleb olla tõesti kannatlik ja mitte võimalik ka liiga kergelt alla anda, kui asjad ei juhtu nii kiiresti, kui sina ootad. Siis on siin iseseisvumise kaart, ja see ütleb täpselt sedasama, et kuula enda intuitsiooni ja tee ka midagi näiteks sellist loomingulist või ära kahtle endas ja ole pühendunud. Ma arvan, et see on päris hea mõte siit sellest kaardist. Siis on külgetõmbekaart, et see on hetkede nautimine. Naudi igat võimalikku hetke selle inimesega, mis sulle on antud, kui sa saad temaga koos olla. Näita seda talle välja, et sa naudid temaga koos olemist. Samas ka ära pinguta üle, aga kuidagi, et lihtsuses on tihti see, mis võlub seda inimest võib-olla just kõige rohkem. Ja kõige viimane kaart on andestamise kaart, mis ütleb, et hoidu igasugustest süüdistustest ja kui on midagi, kus sa tunned, et mille eest sa võiksid andestust paluda, siis tee seda. Tõesti tee seda, palu andeks ja tunnista võib-olla ka enda vigu, õpi sellest ja tee midagi uut, et sinu võimuses on alati muuta ju enda homset, nagu ma alati öelnud olen. Ma loodan, et sellest väikesest kaardi lugemisest sa suudad kaasa võtta enda jaoks midagi sellist, mis tekitas sinus selle ahaa-momendi, et jaa, et see on midagi sellist, mida nii-öelda kõrva taha panna. Ma olen väga tänulik sulle, et sa oled leidnud üles selle kanali, et sa oled siin. Soovin sinu ellu väga palju armastust ja enda mõttes panen praegu silmad kinni. Ja soovin sinu südamesse ja ellu ja sinu ümber armastust, headust ja küllust. Kõike head sulle, oled armas. Tere tulemast grupp number 4 ning sina, kes sa valisid endale selle väga armsa ja ilusa kaardi. Kõigepealt ma alustangi sellest, et ma loen sulle ette, mis on kirjutatud selle kaardi tahaküljele. Ja siin on siis enesesse vaatlus, enese inventuur. Vaata endasse ja tutvu enese varjupoolega. Millisest armastuse puudusest on tekkinud vari? Millal? Kas suudad seda parandada? Mõeldes endast paremini nii praegu kui minevikust.
Vaadates ennast kui armast jumalikku last, kelle ainus vajadus on olla armastatud, toetatud ja tunnustatud, suudad andestada igale olukorrale oma elus. Kui tunned hirmu või muret, usalda singlitele, lihtsalt ütle: annan ära selle hirmu mure, sest soovin elada rahus ja rõõmus ning see, millest loobuda tahad, võetakse sinult. Nii lihtne see ongi. Kui oled oma hingemaja puhastanud, saab su hing avaneda palju suuremale armule ja graatsiale, kui sa eales varem tundnud oled. Armas inimene, see on väga ilus sõnum sulle siit. Tõesti ilus. Vaatame, millised kaardid on sulle täna tulnud veel ja mis ma olen sulle siis välja seganud. Kõige esimene kaart on karikate 3 ja siit ma näen sulle seda, et selline lõbusalt koos veedetud aeg ja lõbusalt koos veedetud hetked on need, mis jätavad sügavad tunded ja mälestused. Et minge tõesti koos sõpradega välja või tutvusta teda oma sõpradele. Minge välja sööma näiteks, loomaaeda või tõesti tehke mingisugune ühine ettevõtmine, autotripp või minge peole või muuseumisse, kuhu iganes tõepoolest, et see kaart ütleb, et veetke mõnusalt ja toredalt koos aega, minge loodusesse, minge piknikule. Et kui te veedate selle hea aja koos teineteisega, et siis see kuidagi äratab midagi. Tõesti kutsuda välja, ole julge. Alusta temaga sellist sõprust pigem, ma leian, et õpi teda tõeliselt tundma ja näita, et sa hoolid sellest, kes siis tema tegelikult on. Et sa näitad välja tõesti huvi tema tegevuste vastu, tema vastu. Et annad endast võimalikult palju, sest just nii saad sina võimalikult palju temalt vastu. Siis on teine kaart on saudade 5 ja see ütleb mulle seda, et võimalik on, et keegi tunneb veel tema vastu või selle inimese vastu huvi, kellele sa mõtlesid. Et siis ma kuidagi näen, et kui sina ei tegutse, et siis sa oled temast ilma. Et püüa vältida igasuguseid selliseid vaidlusi ja arusaamatusi. Mõtle selle kastist välja, ütleb see kaart ka ja ole loominguline. Ka see kaart vihjab koos sellisele olemisele, kus on veel inimesi peale teie 2. Et võimalik, et kui te olete mingisuguses seltskonnas, kus on veel inimesi, siis te näete teineteist hoopis uuel viisil, kuidas siis sina käitud või tema käitub olles siis mingisuguses uues situatsioonis koos teiste inimestega. Ja ma tunnen, et see võib olla midagi sellist, mis paneb selle seemne kasvama ilusaks lilleks, et sa näed seda inimest, kuidas ta käitub teistega ja kuidas see inimene meeldib teistele. Ja see on sulle üks oluline vastus. See on sulle oluline vastus. Jätta see meelde. Siis tõesti, ma tahan veel öelda, et ma kuidagi näen, et kui te veedate aega tõesti nende teiste inimestega koos, sõprade või tuttavate või perega, et siis see külgetõmme kuidagi kasvab. Ma pidin selle veel ära mainima. Et siis sellesse suhtesse, mis teie vahel on, ma näen, et on vaja juurde tõesti seda kirge, et astu see esimene samm, et kui sa saad seda teha, et siis astu sina see esimene samm. Siis on siin vabastamise kaart. Näen, et on oluline võtta mingisugused uued suunad, uued teed,
alustage puhtalt lehelt, mis iganes teie vahel on kunagi olnud, mis iganes on teie elus varem olnud, ükskõik kellega. Alustage puhtalt lehelt. Ärge kiirustage liialt, kuid väljenda selgelt seda, mida sina tahad või millised on sinu ootused. Sest kui sa seda teed, siis parem sa saad teada asjadest varem kui hiljem, et kas on mõtet selle asjaga jätkata või ei ole. Siis see soovide kaev siin, et see ütleb seda, et ära püüa teist inimest omada. Üllata teda millegagi, mis võiks talle rõõmu valmistada või tõesti, et mis paneb nagu tema hinge helisema, et kui sa tead midagi sellist, mis võiks teda puudutada, siis tee seda. Ma näen siin ka seda, et see inimene tegelikult võib tõesti olla sinu hingesugulane. Väga ilus. Ja selline visualiseerimine ja mõtetes soovimine temaga koos olla on midagi sellist, mis mõjub positiivselt ja tõesti aitab justkui manifitseerida seda suhet ka. Ma näen siin ka seda, et sa võiksid talle esitada mingisuguse väljakutse, teha midagi uut, proovida midagi sellist, mida te kumbki mitte kunagi varem teinud ei ole. Et see võib olla midagi sellist huvitavat ja põnevat, mis tekitab sellist kirge ja emotsiooni teie vahel. Selline koos mingisuguse elamuse saamine. Väga tore. Siis on siin luige kuninganna. Tee seda, mida sa soovid, et sulle tehtaks, kohtle teda nii, nagu sina soovid, et tema sind kohtleks. Kuid alati ikkagi pea meeles, et kuula enda intuitsiooni ka selle kõige juures. Ja pea meeles seda, et mitte miski ei juhtu üleöö. Siis see, et näe ainult armastust, et näe kaugemale, näe armastust, keskendu vaid heale. Et oma headusega, sina enda headusega võidad tema südama, ma näen seda. Et näita talle seda välja, kui hea inimene sa oled. Väga ilus mõte. Ja püüa näha alati olukordi ka läbi tema silmade, kui see on võimalik. Ja jätta tõesti kõik negatiivne selja taha ja keskendu positiivsele. Ära heida talle mitte kunagi mitte midagi ette, ma näen siit ka seda, et tegelikult see ei anna mitte midagi mitte kellelegi. Et see on minevik, see on midagi, mis on juhtunud. Ära mõtle mitte kunagi sellele, mis on olnud sinu või tema elus. Õpi teda tundma ja tegelikult ära lõpeta tema tundma õppimist, sest me kõik ju areneme iga päev ka edasi ja ma näen, et kuidagi temas on midagi sellist, mis on väärt tundma õppimist. Siis ma näen seda, et täpselt see järgmine kaart ütleb ka, et see tundma õppimine ikkagi, et tunne tema tegemiste vastu huvi, ela tema toimetustele kaasa, et see tähendab talle tohutult palju, kui sa seda teed. Ja samamoodi, et kui on võimalik, siis saage silmast silma kokku, jaga temaga enda lugu, kuula ära tema oma ja olge intiimsed. Mida iganes see sinu jaoks ka ei tähendaks, siis ma arvan, et see intiimsus, kas see on vaimne või füüsiline, siis see on midagi sellist, mis teid võib väga, väga suuresti ühendada. Samamoodi ka ausus ja nagu ma ütlesin, tõesti silmast silma koos olemine. Ja et kui sa vaatad selle inimese silmadesse, et siis sa kuidagi näed, et kas see kirg on seal või ei ole, et kas on mõtet jätkata või mitte. Siis see kõige viimane kaart on paranemise kaart
Ja ma näen seda, et sinu sõnadel on väga suur jõud tegelikult. Võimalik, et sa saad teda milleski aidata. Uuri see välja, kas sa saad seda teha ja kas sa tahad seda teha. Aga ma näen, et sinu sõnad tegelikult mõjutavad teda viisidel, millest sina aru ei saa. See on väga huvitav. Ma soovin sulle sinu ellu väga palju armastust ja väga palju head ja ma tean, et sa oled väärt kõige paremat. Ole tubli ja järgmise korrani.